Sellel korral me oleme teinud Arvo Pärdi tekstikogumiga näituse just selle tõttu, et vaieldamatult Arvo Pärt on lihtsalt tohutult sügav isiksus ja tema muusika, tema selline sisemine põlemine ja tema pühadus, et see on niivõrd paljusid inimesi puudutanud, mitte ainult muusikuid ja mitte ainult kunstnikke, aga üleüldse maailmas. Ja kuna meil hakkas väga hästi koostöö toimima Arvo Pärdi keskusega ja meil õnnestus sealt saada ja nii-öelda tekitada kordustrükk Arvo Pärdi tekstidega, nii et siis tundus see väga-väga põhjendatud valik, et on Arvo Pärdi tekstid ja igaüks kodus või kontserdisaalis saab kuulata üle maailma tema muusikat. Nii et see variant tundus õige ja just, et ka nii väärikas iga 90. juubel, et see oli see põhjus. I'm very impressed by the fact there are so many bookbinders doing fine work and are interested in the subject, and especially because Estonia is such a small country, and for me it seems like to be quite an anchor of a cultural identity. This could be something really exceptional, actually. I don't know any more country where you have so many bookbinders. See näitus siin on isegi päris sobilik just nende ruumide mõttes, kui ma mõtlen selle raamatu sisule, temale. Samamoodi, mis meil on nagu kujunduslikult, mis natukene pooljuhuslikult juhtus, aga mille üle mul on väga hea meel, on just see vitriinivalgustuste süsteem ja aitäh muuseumile selle eest. Sest kui tavaliselt selliseid objekte, nagu me näitame, valgustatakse kas kuskilt ülevalt või see valgus on mingi selline üldisem, siis seekord on nagu valgus on alt või valgus on sisemine. Nii-öelda, et ja kui me räägime Pärdist, siis me võime rääkida ka sellest sisemisest valgusest ja valgustumisest. Et siis see võib-olla tuleb siia pooljuhuslikult kujundusse kaasa. What here today? There's been some very interesting techniques and yes, quite inspiring sometimes. So, it's been instructive and enjoyable. But it goes in every directions. There are so many different bookbinders, we're all different characters, we have different attitudes, different tastes. So it's boundless, it can go anywhere. Mostly in books that have a more innovative and sculptural approach, not that much of the classical codex structure. So there were definitely some very inspiring bindings here. For me, the book binding and book content, they are closely connected, and they are sort of intertwined and weave into a united piece. So actually, I think the book itself can be regarded as a whole, as a complete conceptual artwork. See juhtus niimoodi, et ma olin tõesti hädas, et kuna mul on suur austus Arvo Pärdi vastu, siis ma ei osanud kohe tõesti algul, aga siis ma nägin Arvo Pärdist filmi. Ja Arvo Pärt oli seal, istus klaveri taga ja tal oli väga naeru nägu ja mul oli selge kohe, et klaveriklahvid tulevad raamatu peale. Koos paberitega. Täna on mul siin tore vaadata neid üle maailma kokku saadetud töid ja nende kõrval ka meie endi tudengite töid. Sest et sellel näitusel on olnud traditsiooniks, et lisaks nagu professionaalsetele köitjatele saavad ka tudengid eraldi kategoorias võistelda ja esineda, et ikka oleks ka edaspidi huvilisi köitjaid ja järeltulijaid. Ja selle tõttu sai ka selle näituse pealkiri valitud, et alguses oli sõna ehk in principio, mis on siis Johannese evangeeliumi esimesed värsid. Tõesti väga palju on osavõtjaid, 148 köidet on meil siin saalis
ja 19 maast. Nii et me oleme alati väga õnnelikud, kui Eesti kultuur kõnetab inimesi ka väga kaugetel maadel. Tegelikult on raamatuköitekunst meie põhieesmärk, tutvustada raamatuköitekunsti siis üldsusele, et raamat elab, raamat on, tehakse kunstilist raamatut. Siin on väga huvitavaid igasuguseid erinevaid tehnilisi võtteid, aga muidugi ta peab otsapidi helilooja Pärdiga sobima. Aga kas ta sobib või sobi, see on nüüd iga vaataja enda otsustada.